kõneleb Varstu kooli direktor proua Ive Aadler. Armsad Varstu kooli 4. linnu lõpetajad, head lõpetajate lähedased, koolipidaja esindajad, koolipere liikmed, külalised ja otseülekande kaudu üle pilve meiega koos olijad. Täna on see pidulik päev, mil saadame teele meie järjekordse lennu. 9 hästi ühtehoidvat ja väga mitmekülgsete huvidega noort inimest, kelle hulgas on ka muideks kooli õpilasomavalitsuse liider. Teie klass ilmselt tänu tippudele jääb meile meelde kui hästi arukas, rahulik ja väga hea õpimotivatsiooni ja eestvedamise võimekusega klass. Vaatamata teie noorusele, see elukogemus ja oskused elu ning inimesi mõista, mida väljendasite meile oma õpiteel, tegi meie ühise teekonna väga nauditavaks ja huvitavaks. Jah, teie lend sai oma koolidel kogeda nii suure maailma kui ka meie kooli olulist muutumist. Kuid te ei ole lasknud ennast sellest heidutada. Ikka hea tahte, uudisimu, rõõmu ja kirega võtsite kooliaega ja väljakutseid. Teie põhikoolilugu Varstu koolis, kallid Andi, Anti, Tagnia, Kermo, Rainar, Steven, Liilia, Hanna-Liisa, Markus saab tänasega dateerituna piduliku lõpu. Teadke, et me saadame teid aga terve elu ja tegelikult jääme teie kaasteelisteks kõiges edasises. Teie tulevikuvalikud ja tegevused ja tegemised jäävad meil ikka huvi pakkuma, sest me oleme kokku kasvanud. Teie homsed ja tulevaste aegade rõõmud ja õnnestumised saavad looma ka meie päevi, nagu ka teie mured. Tsiteerides üht pikaaegset koolijuhti, tahan ma öelda tema sõnadega, et põhikoolis laotakse Eesti riigi kodanikuks olemise baas ehk vundament, mistõttu tegelikuks õpitulemuseks on palju kaugemal tulevikus ilmnev põhikooli lõpetaja võimekus luua uusi Eesti inimesi, luua kuldaväärt lisaväärtust ehk ennast teostada viisil, et ka riigikassa selle peale rõõmustab. Ja elada toimida viisil, et karistusregistri lehel poleks täppigi. Seepärast teadke, et kodukoolis teid ei unustata. Ja õpetajad nagu aednikud külvatud seemnete järgselt jäävad teid mõtetes saatma läbi kogu oma elu. Soovin teile julgust unistada, tahta ja püüda parimat ja ka anda parimat. Teate juba küll, et mõistlik on toita ainult valget hunti. See tähendab, soovin teile tugevat eneseusku, lõppematut uudisimu ja tahet anda endast alati parim pool. Õnnitlen teid ja teie vanemaid põhikooli eduka lõpetamise puhul. Rõõmustagem kõik ja olgem kõik hoitud. Koduvalla poolt toob tervituse Rõuge vallavolikogu esimees härra Tiit Niilo. Palun!
Avustet varstu. Üks aasta on jälki koon läbi. Mis asja on valla esindajal siia majja, kui terve varstu on lüüdy lilli ja lõhna? Ja tuu vastus ei ole väga keeruline. Taal kergol on 4 jalga, mis külä vahel kuuli hoitja pidä. Koolipidaja on tast üks, latsevanem Tõne, koolilats 3, oppaja 4. Tuu 4 jalga ongi tuu, mis külä vahel ello hoit. Ja soo hull aasta, järjekordne õppeaasta on müüdä ja varstun on lilli laba pääl, kuu koton ja kokkuvõtete tegemise aig. Kõige tähtsam kokkuvõte üldse inimese, noore inimese jaos on tal koskil gaasi vahel ja kuulu järgi, nii nagu Tire meile kinnit, on kõik lõpetanutega väga hästi. A mis mul siis siin ütelda? Taha kummarda ja lubada. Kummardus kõigile koostöö partneritele ehk 4 jala osanikele. Ole ilma vanempiteta kuuli nuud tegeva otsuse, kuis latsiga ümbri kätte. Latsed, nuud, kes saavad edimätsed kõige tähtsam oppuse arusaamise ilma hinnangu kodo, külä, koolis ainu vahel. Ja tuu sama maa suul, kes aastit, aastakümnit on tuud tähtsat tüüd tennud, mi kõiki jaos. Kes mi siin istumi vai kullemi, koskil puutrid hakkan. Koolilõpp on kõigil meil olnud erineval moel aastakümnit või aastat tagasi. Ehk viilgard kõigile kummardus solve koroona aasta väljakutsetele tulemusliku reageeringu eest. Vallal ole kuuli võimalik pita, kui ükskõik määnen ondest nimetet elementest on vigane või puudu või ei ole reaalne koostöö. Sükkel kummardus teile kõigile. Lubadusest. Rõugu valla roll hää koolioppaja, hää latsevanema, hää latse on tuu, et tuleviku jaos säädä siin elo parempahe kõrda, olla usaldusväärsem elo ja tüükeskkond. Järgmise põlvkonna pead lahendama roherevolutsiooni noor, mis sais meil kõigil liin ja digirevolutsiooni ka siin varstun Rõugu vallan, egan talon ja egan nukan. Ma kinnita valla esindajana, Rõugu vald kindlahe ei ilota järgnevatel aastakümnetel tolle asjamana, et meil kõigil olesi siin parem elä ja tüütä. Mitte kunagi avustet kooli lõpetamisega seonduva inimesed ei ole olnud säänest tingimusi ja eeldusi, kui on praegu. 20 aastat tagasi kooli lõpuaktusel üteldi häid sõnnu, et mingi opke tulke tagasi, aga või olla mõteldi tõistpidi.
et mine ja nii ruttu ja nii kaugele kui saad, siin niikuinii midagi teha ei ole. Täämpä me jo tiiäni näemi, kas võis olla pandeemia aasta joosul, mänsel moodul oleme suutnud reagiiri. Tüükotus saa olla ka siin saman mõtsan kännu otsan. Tuu, et me oleme hajaasustusega äge piirkond. Tuu, et Eesti on digiriik. Nuu mõlemba asja kalli noore, lugupeetud lapsevanemad ja pedagoogid, on eelduseks tollele, et meil on tulevikku siin uhjaga. Vald lupa, et tege hindast oleneva, aga üks kool ei hinda võimekusest, ei tarkusest ütsinda, vaid nii volikogu kui valitsus, kui valija, kui kohaliku elaniku, kõik oma oodetu sinna panustama, et nii eluolu oleks tulevikku parem. Kalli noore, kui vanasti pidi tulema lapsevanemite mano mänsegi mooduga füüsiliselt kohale, siis tähendab, te tiedätte, kui palju on neid võimalusi. Karmani nomm, et kasta juuri, hoita kodokotust, infoga kursin, sa näed, mis toimus, üks väikene sõrmepuudutus ja on sust info siin ja siist info suman. Aitüma veel kord kõigile. Kooliaasta oli ju eriline tervele maailmale. Varstu ja Rõugu vald reagiirsele egati adekvaatselt. Tõestus on meil kõik siin niin, lipsustatu, lõhnastatu. Lillin, palju õnne meile kõigile. Tulevik on mi koht ette. Palju õnne täänpä ja vallalubadus tulevikus paremat keskkonda luba. Omantu sulle ütte tähendab see tolle nimel tüütava voliniku koht. Kõike hääd tähendab ja humen.
direktori käskkirja ettelugemiseks saab sõna Varstu kooli õppeala juhataja Ele Raha. Lõputunnistuste kätteandmiseks palun siia ka kooli direktori, vallavolikogu esimehe ja klassijuhataja Lemmi Pehlaku. Kallid külalised, teil on palve, et teiepoolsed õnnitlused tulevad pärast vabasõnus. Aitäh! Käskkiri Varstu number 3 /4/17 10. juunil 2021. Varstu kooli lõpetamine. Aluseks võttes õppenõukogu 8. juuni 2021 aasta otsuse number 4 põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta. Punkt 1. Annan välja põhikooli lõputunnistuse ja tunnustan aine kiituskirjaga kunstiõpetuses Hanna-Liisa Kerberg. Lisaks õnnitluskiri Kodutütarde Võrumaa ringkonnalt. Janne. Annan välja põhikooli lõputunnistuse Tagnia Ivanova. Annan välja põhikooli lõputunnistuse ja tunnustan aine kiituskirjaga muusikas ja kehalises kasvatuses. Kermo Kiviste, õnnitluskiri Noorkutkaste Võrumaa malevalt. Palju õnne! Põhikooli lõputunnistuse ja tunnustan aine kiituskirjaga kunstiõpetuses Andi Langus. Õnnitluskiri Noorkutkaste Võrumaa malevalt. Põhikooli lõputunnistuse ja tunnustan aine kiituskirjaga kunstiõpetuses Anti Langus. Õnnitluskiri Noorkutkaste Võrumaa malevalt. Punkt 6.
kirjaga kirjanduses, inglise keeles, inimeseõpetuses, ajaloos, muusikas, kunstiõpetuses, tehnoloogiaõpetuses, geograafias, bioloogias, keemias, ühiskonnaõpetuses. Markus Luik, õnnitluskiri Noorputkaste Võrumaa malevalt. Punkt 7. Annan välja põhikooli lõputunnistuse ja tunnustan ainekiituskirjaga inglise keeles ja kunstiõpetuses. Steven Smorodi. Punkt 8. Annan välja põhikooli lõputunnistuse Liia Väljan. Punkt 9. Annan välja põhikooli lõputunnistuse ja tunnustan ainekiituskirjaga kirjanduses, ajaloos, muusikas, kunstiõpetuses, tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses, ühiskonnaõpetuses. Rainar Vissel, õnnitluskiri Noorputkaste Võrumaa malevalt. Üheksanda klassi klassijuhataja Lemmi Pihlak. Alla on kirjutanud Oive Oodler, direktor. Suvel paistab päike, talvel sajab
suur. Ühel kevadpäeval end lahti lased käest ja luigetiivul lendu lähed. Vikerkaarel kõndida, kui saaks. Pilvelaeval sõita, kui vaid võiksin ma. Tähti taevas tuhandeid, mis ära vaiva nüüd. Sulle tahan pidupäevaks kinkida. Vikerkaarel kõndida, kui saaks. Pilvelaeval sõita, kui vaid võiksin ma. Õie sulle kingin nüüd ja soovin kõigest pääst, et unistused täide läheks. Verivärsked vilistlased on nüüd valmis tervitusi vastu võtma ja esimesena saab sõna klassijuhataja, aga armas õpetaja Lenni. Enne veel avaldan sulle paari luulereaga tunnustust selle puhul, et sa oled meil lausa 2 aastat järjest siin meie ees istunud, seda ju väga tihti ei juhtu. Igaüks, kes aitab ja hoolib ja toetab, oma südant raashaaval laiali poetab. Need killud ei kulu ega kao jäljetult ära, andmise rõõmust sünnib andja sees sära. Seda sama sära saad sa nüüd ametlikult küll paraku viimast korda oma armsatele kasvandikele jagada. Ole hea. Rõõmupisara. Head lõpetajad, vanemad, koolipere, külalised. On jälle kevad ning jälle saadame teele järjekordset Varstu koolilendu. Ma näen enda ees rahulolevaid, särasilmseid noori inimesi, kes tahaksid küll tormata, kuid näen ka mõningast ebakindlust. Hinges on rõõm seni saavutatu üle ja ootused tuleviku suhtes, kuid ka kröömike nukrust. Sest üks turvaline eluetapp on nüüd selja taga ning eesootav on uus ja huvitav. Mul on hea meel, et olete siin samas koosseisus, millega me koos 7. klassis alustasime. Loodan, et need 3 koos oldud aastat õpetasid teile lisaks õpikutarkusele ka muud eluks vajalikku. Minu meelde jääte te heatahtlike, rõõmsate ja viisakatena. Oli tore jälgida teie kujunemist. Noorteks inimesteks. Koos tehtust jäävad eriti eredalt meelde eelmise aasta jõulunäidendiproovid, klassiõhtud ja loovtööde kaitsmine eelmisel kevadel. Teid ees ootav maailm on kirju. Olgu teil selles maailmas palju avastamisrõõmu, närve kõditavat põnevust, meeldejäävaid seiklusi, elutervet uudishimu, õigeid valikuid, palju head ja ilusat. Paraku on selles maailmas mõnikord ka pettumust ja ebaõnnestumisi. Kui tulevad raskused, ärge kohe käega lööge, vaid võtke ennast kokku ja võidelge. Sest ainus edasiviiv jõud on pingutus. Julgege oma unistused teoks teha, sest teie maailm on selline, nagu te ise selle kujundate. Liikuge edasi, õppige, arenege, ehitage Varstu koolis laotud vundamendile oma unistuste hoone. Aitäh teile vanemad oma lapsi toetamast. Jätkugu teile energiat toetamaks ka edaspidi nende valikuid. Kallid kolleegid, aitäh teile, et panustasite kogu hingest ja südamest. Head teed Varstu kooli 4. lend.
ka lõpetajate vanemad. Palun. Armsad lõpetajad, lugupeetud lapsevanemad ja õpetajad. Oleme täna siin, et panna punkt nende noorte inimeste 9 aastat kestnud töödele ja tegemistele Varstu koolis. Armsad noored, õnnitlen teid südamest põhikooli lõpetamise puhul. Õpingud on sedapuhku jõudnud esimese suurema lõputunnustuseni ja üks eluetapp on teie jaoks tänasega lõppenud. Hariduse omandamine on tõsine ja aeganõudev töö, aga ennekõike on see investeering, mis tasub kindlasti ära. Meenutage täna, kuidas astusite 9 aasta eest arglikult ema-isa käekõrval oma esimese klassiruumi, kus ootas teid teie esimene õpetaja, kellega koos jagasite nii rõõme kui muresid. Nende aastate jooksul olete saanud palju targemaks, julgemaks, leidnud palju sõpru ja veetnud koos toredaid aegu. Olete sirgunud tublideks neidudeks ja noormeesteks, kes vaatavad lootusrikkalt tulevikku. Teie kutsevalikul on kõik teed lahti. Iga lõpp tähendab ühtlasi millegi uue algust, nii ka teie puhul. Ees ootavad uued valikud nii tööpõllul, aga eelkõige ka õppimise lõputul väljal. Soovin teile jõudu ja jaksu edasiseks eluks ja julgust kõige uue ja huvitava avastamisel. Jääge ikka mäletama oma kooli, õpetajaid, kaasõpilasi ja sõpru. Raske oli see koolitee, aga kes ütles, et elu on lust ja lillepidu? Ja ainult suured väljakutsed kasvatavad teist tugevamad isiksused. Täna on kõigi pidupäev. Tähistage ühiselt kooli lõpetamist, õnnitlege oma kaaslasi ja tänage neid, kes on teid nii kaugele aidanud. Ning viimaks, kallid lõpetajad, tahame teile öelda Austria kirjaniku Karl Krausi järgmised sõnad. Haridus on see, mida enamik saab. Paljud annavad edasi, vähesed omavad. Saagem nendeks vähesteks. Aitäh! Ja nüüd on palunud sõna Varstu kooli 4. lennu esindus. Kallid lõpetajad, ongi teie kord. Lugupeetud direktor, kallid õpetajad ja vanemad, kõik kohalviibijad ja muidugi mu truud klassikaaslased. Kohe on käes see hetk, kui meile ulatatakse lilli. Iga õiega kaasas suur õnnitlus lõpetamise puhul ja meie staatuseks saab Varstu kooli vilistlane. Nüüdseks peaks meil kõigil olema selge, milles oleme tõeliselt head, mis meile meeldib ja mida maailm meilt vajab. Pane korraks silmad kinni, pigista põia pihku ja mõtle tagasi kõigile nendele hetkedele põhikooli jooksul, kui sa saavutasid midagi uskumatut. Näiteks, et kätte mate kontrolltöö ülesanded ja juba esimestest numbritest said aru, et sellist ei tule muud kui puhas bingo. Või meenutama loovtööd ja seda tunned, kui vahetult enne esitamise tähtaega sa seda alles printisid. Mõtle nendele inimestele, kellega jagasid oma senise elu parimaid hetki ja kellega sul on 9 aastat ühisloovingut. Olgu see siis hea, halb, närvesööv või lihtsalt kohutavalt piinlik.
Selle 9 aasta sisse mahtus väga palju: ekskursioonid, laagrid, klassiõhtud, noorte laulu- ja tantsupidu, erinevad väljasõidud. Võiksime kõigest teile pajatada, kuid tahate ju meile õnne soovima hakata, seepärast me väga pikka juttu ei tee. Me saame täna kätte paberi, mille nimel kogu see looming on sündinud. Muidugi ei ole meie tegevus lõppenud, sest kindlasti kahvatub kõik eelnev selle kõrval, mis lugusid me tulevikus veel looma hakkame. Võtame vastu uued väljakutsed ja kohustused. Võimalusi palju, igaüks teeb meelepärase valiku ise. Algab tänusõnade edastamine kõigile neile, kes on üritanud meist inimesi kasvatada. Esimese tänuõie kõige soojemate sõnadega ulatame Varstu lasteaia esindajale. Tohutu tänu ütleme oma armsatele klassijuhatajatele. Õpetaja Ene, aitäh, et aitasid meil avastada esimest õpikut Aabitsat. Küll oli raske tähtedest sõnu kokku lugeda, mõnel varem, mõnel hiljem. Aga kõikidest tähtedest said lõpuks sõnad ja sõnadest laused. Õpetaja Rita, sinu toetava õpetusega avardus meie silmaring. Ütlesid meile alati, te saate hakkama. Saimegi, näed, siin me oleme. Õpetaja Lemmi, sina lihvisid meie käitumist ja olemist põhikooli lõpusirgel. Ilmselgelt ei olnud see kuigi lihtne, sest meil kõigil oli oma arvamus kõigest, mis meid ümbritses. Nüüd soovime sind tehtud töö ja nähtud vaeva eest tänada. Kingime sulle selle vahva tooli, et saaksid sellel istudes ja mõnureda ja möödunud aegu meenutada. Sügisel jätkad uute kamraadidega. Küllap meenutad, et küll see eelmine 9. oli üks tore klass. Meil on koolile üle anda üks väike meene. Palun, direktor. Palume siia kõiki aineõpetajaid, kellest igaüks tegi meile selgeks, et just tema õpetatav aine on koolis kõige tähtsam ja huvitavam. Sai puud aadel.
suur aitäh kõigile taustajõududele, tänu kellele oli koolimaa alati puhas ja soe. Eriline tänu meie koristajatele, kes tihti olid sunnitud meie korraldatud vingerbusside tagajärgi likvideerima. Täname sööklapersonali, kes valmistasid meile alati maitsvat toitu, millele me küll vahel eelistasime varstu poes pakutud valikut. Kõige lõppu jätsime tänusõnad teile, armsad vanemad. Tõsi on, et ilma teieta poleks me täna need, kes me oleme, aga peate nõustuma, et see väide toimib ka vastupidi. Ja arvata on, et põhikoolis korraldatud jamad ei ole meie poolt viimased, küll neid tuleb veel. Palju kannatlikkust teile ka edaspidiseks. Iga asi saab ükskord otsa, vahel lõpeb keset kontrollit vastakas tint, vahel juhtub, et saab põhikool läbi, see aga ei tähenda midagi lõplikku, kuigi üks lugu saab oma lõpusignatuuri. See lugu on kirjutatud meie kooli seinte vahele ja elab edasi meie mõtetes. Kallis klassikaaslane, lase oma pöial nüüd lahti. Alates tänasest saad sa alati oma pöialt pigistades ühe hetkega tunda seda emotsiooni, mis võtab kokku ühe peatüki sinu elust. Selle peatüki lõpetuseks on meil teile üks soov. Tuult tiibadesse soovin teil, las õnn teid üles leiab, las süda suur ja mõte hea teil sihi sirge hoiab. Lendame nüüd. Nagu poisid ütlesid, on nende senisel haridusteel tõesti olnud ainult sellised aineõpetajad, kes igaüks on arvanud, et just tema aine on see kõige tähtsam ja vajalikum. Ja proovisime siis 9-ndikega kogu selle õpitud kraami ilusti järjekorras laulu sisse panna ja püüame selle nüüd teile ette ka kanda. Tee siis kõva häält. Jah.
kas võib nüüd vahtida, pikka katsi jahtida, teha ikka salamahti, ikka lepi otsa lahti, võib ka kakelda. Kui ma ükskord ketast leidsin, oli mul nii võimas loog, et alles öösel leidsin, ja siis kuu peal võllaroog. Mina viskasin kordoda, mida otsin siiani, olla Lätis nähtud tooda, oli ennast riiani. Olgu õhus maa peal vees, kõigel annab terrasporti, spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustati. Olgu õhus maa peal vees, kõigel annab terrasporti, spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustati. Maateadus mulle meeldib just, rassi punane ja must. Ma tahan väga liikuda, näen selles elu küsimust. Maateadus mulle meeldib just, ärge pange kinni just. Teeakend ärge sulgege, seas väljuda just. Ma tunnen nelja ilmaga, mul on geograafiline kaart. On väike ümmargune gloobus, kuid veel ei ole oma saart. ja siis tuli koroona. Ma ei söö, ma ei maga, enneaegsed prillid saga. Istun ainult laua taga, ees on arvutiekraan. Juuksed mul ei tunne kammi, peeglis seegin harva kael. Hoopis põnevat programmi, võrgust praegu alla vaen. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Lollina, lollina, sureb ikka lollina. Mälestusi täis on atmosfäär, vaatan käib kui halbu maine, et ei kooli, neist ei kooli. On hetki, mida võime korrata ja kordi, milles mööda tormata, et ei kooli, neist ei kooli. Ja kõik see oli kord ja las ta jääbki nii. Enam vastu kooli me ei tule tagasi. Ainus, mida soovime, et meid mäletaksite, Kemastele Markus, Liivia ja Tagnia, Anja-Andi, Ainar ja Anna-Liisa ka. Kas keegi veel soovib lõpetajaid tervitada ja neile midagi ilusat öelda? Kui ametlikke sõnasoovijaid ei ole, siis tulebki teid teid rõõmurullid siin küüne pealt lahti lasta ja oma
peredele ja pallidele lähemale lubab, et teiegi neid pallistada saaksite, nagu ma juba ütlesin, saame seda teha õues. Väljas toimub ka pildistamine, ärge siis väga ära kiirustage, sest nagu mul on eelmine info, ma ei tea, kas te lükkate seda ümber, et teil oli päris mitu kohta välja valitud, kus te kõik neid pilte tahate teha. Nii et kõik lõpetajad ikka pildi peale saavad. Palusad lõpetajad, Kermustevel Markus, Liilia ja Dagmia, Antti, Rainar, Paus ja Hanna-Liisa ka. On lilled kaunistamas homse päeva ust. Sul kohe tulebki minna sisse. Sa veel ei tea, mis sind ootab seal just. Kuid kindlasti sa usud muutumisse. Veel viibuks peatud selle uhke ukse ees. Siis võtad lillelise ringi kätte. Ja valutuksed tunned südames seda kõike siit igaveseks maha jättes. Ja tõepoolest nii ongi. Sellega ongi siin lõpp. The end. Karets. Finito. Enam ei ole midagi passida. Tõuske püsti ja hakake minema. Kogu maailm ootab teid. Tuult tiibadesse teile ja õnn ka!